Tere! Ma olen jälle tagasi. Täna on siis laupäev 29. märts. Juba hakkab märtsikuu läbi saama, täiesti uskumatu. Aga ühesõnaga, täna on siis siuke päev, et ilus ilm on, ehk siis mul on plaan täna õue aeda toimetama minna. Praegu kell on 12:59, kell 1. Ühesõnaga, ma praegu teen arvutistööd, et mul on üks töö, mida ma aeg-ajalt teen. Canvas siis kujundan. Ühesõnaga, ma teen selle töö ära. Proovin ruttu teha, et jõuaks päikest ka nautida. Ja siis joon kohvi. Ja siis ma lähen teen oma jalutusringi ära, et tahaks jälle mingid sammud täis teha. Ja siis juba lähengi aeda toimetama. Ja ilmselt ma täna vist teen ka auto seest puhtaks, et ma ei ole nii ammu tegelenud sellega, et tavaliselt ma viin Türi sinna Türi keskväljaku autopesulasse, aga ma mõtlesin, et ma äkki täna teen ise. Et polegi ammu oma autot ise puhastanud, nii et miks mitte. Väljast on ta mul endiselt väga must, et sellega peaks ka tegelema, aga täna ma sellega tegelen, täna ma teen ainult sisepuhastuse. Ühesõnaga, siuksed plaanid on, nii et ma teen käppe selle arvutitöö valmis ja siis lähme juba õue. No nii, ma olen jälle jalutamas. Ma reaalselt ei näe, milline ma praegu välja näen. Võib-olla on juuksed püsti peas, võib-olla on pluuskarvane. Nagu nii valge on, et ma ei näe ekraani. Aga nagu nii soe on. Ei tea, vist oli mingi 15 kraadi äkki. Ja mul on selle jopaga täiega palav. Aga ma ei viitsi seda nagu ära ka võtta ja käest asjada. Võib-olla peaks panema varsti mingi puusad ümber või midagi. Päris soe on ikka. Nagu täitsa vaikselt suvi juba. Aga igatahes jah, ma olen jälle oma sellel samal ringil, mis eelmine kord, kui ma filmisin. See on kuidagi siuke mõnus ring, et saab päikse käes olla ja päike paistab. Ma ei tea, kus see päike on. Aga igatahes täiega mõnus on. Teen oma selle ringi ära. Mingi umbes tund aega. Ja siis lähen aeda toimetama. Et mul sügisel ma reaalselt ei jõudnud ka aia toimetusteni. Ehk et mul on seal kõik eelmise hooaja taimed on veel lõikamata ja muld on rohimata ja mootorratkaga sõidavad ringi. Mõnus. Aga igatahes teen selle aia korda. Et rohin peenrat ära ja vist peaks riisuma ka. Mingid oksi korjama. Et tegemist jagub. Ja siis, nagu ma enne mõtlesin, siis ma proovin selle autoga seest puhtaks teha. Aga toitumise koha pealt ja trenni koha pealt siis kõik läheb suhteliselt hästi. See ketotoit natukene rasva kogust mu keha ei taha seda ka ära harjuda. Ehk et ma näen täiega vaeva, et mu kõht oleks korras. Et seedimine kuidagi ei taha nagu selle keto teemaga kuidagi sobitada. Ma tegin ju alles selle süsikate päeva ka paar päeva, siis kui ma haige olin. Pluss ma võtsin antibiootikuma, mis ka mõjutab. Ehk siis jah, sellega praegu veits nagu on teema, aga muidu on nagu täiega hästi, et kaal langeb. Polegi vist see aasta nii madalas kaalus olnud kui praegu. Et nüüd on ainult edasi vaja minna. Ühesõnaga enesetunne on täiega hea. Ja ma ei tea, kuidagi igas mõttes on moti praegu. Ja isegi kui ei ole moti, siis need on nagu harjumus, et ma nagu füüsiliselt tunnen, et ma tahan jalutama tulla. Või ma tahan trenni minna või ma tahan süüa seda toitu. Et kui ma seda ei tee, siis on kuidagi nagu kohe raske olla või keha nagu juba
vajab liikumist, mis on tore. Aga ma praegu ka jälle kuulan podcasti, praegu kuulan Salajutte. Jällegist üks siuke tore humoorikas podcast, mida on päris hea jalutades kuulata, siis hoiab mõtted eemal ja on kuidagi siuke lõbus. Vahepeal on mingi omaette naeran siin. Aga jah, ühesõnaga ma nüüd jõuan jälle siia küla vahele. Siin läheb siuke tee küla vahele. Et siis jalutame see ring ära. Ja siis ma juba räägin, mis ma aias tegema hakkan. No nii, ma panin nüüd vähe kodusemad riided selga. Panin kroksid jalga ja kind kätte ja lähme vaatame, mis me aias teha saame. Õues näitas praegu vist 18 kraadi. Kas siin on näha veel? Aga siin põhimõtteliselt puude oksad peaks ära korjama. Siin peaks veits riisuma. Ja võib-olla siin selle roosiga tegelema, peenraga tegelema. Pärast on vaja auto sees puhtaks teha. Ja siis me vaatame maja taha. Siin on muidugi riisumist, aga vaatab, kas me jõuame selleni. Siin on suur kärutäis erinevad prügi, metalli ja kõike, mis tuleb prügisse ära viia nüüd mingi aeg. Siis kui Rutsil ka aeg on, praegu Ruts on Tallinnas. Nii, ja siis on see hoovitagune, kus ma ei ole ammu käinud. Ühesõnaga, siin on pikk peenar, mis tuleks nüüd korda teha. Ja ma ei tea, ega ma vist rohkem siin ei teegi. Siin puude riit tuleks ära laduda millalgi. Aga seda me teeme ilmselt Rutsiga koos. Ja jah, eks siin teha on veel palju, aga täna ma kõike ei jõua. Aga ma arvan, panen mingi timelapsi ja asun tegutsema. Käisin vahepeal maja ees, üks teine fotograaf, Andre, tõi Rutsi ühe veepudel ära, mis keha alles oli. Nii et saime sellega tagasi. Ma mõtlesin, et selle otseselt ära võetud juba, aga ikka oli alles. Ta peaaegu astus peale sellele, nii et vedas, saime tagasi selle. Aga ma nüüd rohin edasi.
No nii, üks suur töö sai tehtud lõpuks. Loodan, et siit tulevad nagu mingid taimed ka millalgi välja. Tavaliselt ikka lillelaada ajaks on siin mingid asjad juba kasvavad. Meil on siin, mis seda nüüd, hortensiad või? Ja siis on krookused ja siis on tulbid ja siis on, mis see veel oli? Mul ei tule ühe nimi meelde. Ühesõnaga, mingi suur põhjas on meil siin veel. Aga ma siis korra näitan teile tulemust ka. Nii, ühesõnaga, siuke ta siis sai. Kaevasin ääred ka veits korreksemaks. Siin on põhimõtteliselt tulbilehed on natuke näha. Siis siin on üks põõsas, mille nime ma ei mäleta. Siin on krookused. Ja siin on veel mingeid tulpe ja asju ja siin on hortensiad vist olid need. Ja veel tulpe. Ühesõnaga, need peaks kõik siit nagu veel välja tulema. Loodan, et lillelaada ajaks äkki on juba. Ühesõnaga, selle peenraga ma sain nüüd põhimõtteliselt valmis. Et nüüd ma vaatan, võib-olla teen siis maja ees ka natukene. Teen selle roosi peenra korda. Ja vaatab, kas ma jõuan, kus mul on nüüd see pointi puu alt praegu korjatas, et meil on see robotniiduke. Ehk siis ennem robotniidukit peab niikuinii kõik muru puhtaks tegema. Ma arvan, et võib-olla ma siis riisun ja tegelen okstega siis. Et ma pigem praegu teen selle roosipeenra korda ja siis ma hakkan autoga tegelema. Ma igaks juhuks mainin sellega ära, et mul pole õrna aimugi tegelikult aiandusest nagu midagi. Ma ei ole seda väga kuskilt õppinud, ma lihtsalt suvaliselt rohin. Ja üleüldse meil tegelikult oleme siin päris palju asju ära võtnud. Meil ennem oli siin jõhkralt mingeid põõsaid, puid, meil oli suure õunapuu. Meil oli siin need vaarikapeenrad. No see oli ikka jõhkralt asju, meil terve see hoov oli nagu mingid põõsaid ja asju täis. Aga me kõik kaevasime ülesse. Päris rits töö oli. Et mingeid neid vaarika, neid juurikaid maast kätte saada on täiesti ulme. Ja kõik need igast puukennud ja asjad. Ja üritasime seda kõike siin tasandada, et robotil oleks hea tööd teha, aga siin oleks veel palju vaja teha, aga meil pole nagu aega olnud rohkem. Et nüüd me lihtsalt üritame hoida seda, mis on. Aga jah, siin on nagu ritsilt tööd tehtud tegelikult juba. Aga me ei ole kumbki väga mingid aiaanduse inimesed, nii et sellepärast meil pole ka siin väga midagi. Aga üks peenar, või 2 peenart on siis, et seda me siis üritame hoida nagu korras. Aga ma nüüd lähen maja ette. Ühesõnaga, siin all on nagu retsilt lehti ja boksi. Aga ma praegu ei hakka seda vist tegema. Oi, võits jõudis vastaga. Tere! Mul on Lego auto ka. No näita. Okei. Ossa. Selle saab jupid vahetada. Oota, miks? See on neid asjad. Okei. Väga äge. Kus sa said selle? Ma jõuluks kingiks ma sain. Jõuludeks või? Jah, nüüd ma olen 6-aastane. Asja. Mis sa tegid täna? Ma käisin poes. Ma käisin osti veitsaks asju. Ja siis läks pidusse. Pidusse või? Jah. Asja. Ja nüüd me saime popa. Okei, äge. Need olid kõik, mis me isegi saime
mingid tortillad. okei. Nice. Ühesõnaga, siin on mul veits lehti ja need on mega pikaks kasvanud, sest et ma sügisel ei lõiganud neid. Et ma vist lõikan need lühemaks, mis mul vaja on. Mis sa teed? Ma rohin ja korrastan hoovi. Teen peenlad ilusamaks. Ja teen vlogi ka. Ma jään auga. Jah, praegu on hea suve. Minna näitas mingi 15-16 kraadi siin. Isegi 18 näitas. Ma ei tea praegu, palju praegu on. Mul on ikka veel tassudes liiva. Oota, stoppa ei pea seda. Aia! Aia! Võtke siin pikuga nende peale. Eest on täitsa lahti. Ja mingi suu on. No. Ma 3 aastat neid jalad siin kannas. Ja see aasta ikka ei ole uus leid. Neid või? Ah? Neid ei ole olemas jah? Ei, koolis. Jaa. Toajalad. Mul on mingi 3 aastat olid. Okei. Aga ikka veel terved või? Eesti peal seda nagu siit tagant veel on ära tulnud eest. Oled sa emmele ka öelnud või? Jah, Okei. emme teab juba. Okei. Ta ütles, et ta võtab mingid teised jalasse. Aga mingid teised on meie rõvedamad. Mingi imelik on neon. Punane ja mustane. Mulle ei meeldi see paela sidumus kohta. Üldse see tuleb sealt seest. Aino, Noh, kas sa oled tõukaka auto pagassist välja võtnud? ma isegi ei teadnud, et see seal on. Seega ei ole vist. Sa viitsid võtta Elisele anda? Tere, tere! Mul pole võtit. Vana kire. Ma olen natukene lugenud selle roosipeenra hooldamise kohta. Et põhimõtteliselt peaks nagu mingid külmunud oksad ära lõikama ja siis mingid nõrgemad oksad ja siis jätma nagu nii-öelda väljapoole kasvavad oksad alles, tugevamad. Aga see põõs on nii mitmearvuline praegu, et ma isegi ei tea, mida siit ära lõigata. Saab huvitav olema. Siin on nagu neid arvusid on nii palju. Vaatame, mis me teha saame.
ma lõikan seda iga aasta päris palju maha. Kui enam ei rits regastiks, siis nüüd on nagu mõned üksikud tugevamad oksad. Nad küll kõik ei kasva ideaalses suunas võib-olla, aga eks see näha ole siis suvel. Aga mul ei ole nagu eesmärki seda mingi mega suureks kasvatada, et siis ma päris julgelt lõikan tagasi seda. Et oleks natukene, tegelikult talle tuleb hästi palju õisi peale. Valget värvi õied on. Päris ilus roos. Ma praegu nagu vaatan siin hoovis ringi ja mõtlen, et peaks kõigi need lehed ära riisuma. Sest et päris kole on. No nii, ma sain need riisutud ka, aga ma ei tea, kell on nii palju, et tegelikult tahaks süüa juba. Ja mul on siuke tunne, et ma lihtsalt ei jõua oma autoni täna. Ma ei jaksa ka austaldas. Ja nii, et ma pean vist jällegi Sallile kirjutama, et oma auto puutuks teeks. Sest see on päris õudne juba seest. Ühesõnaga, ma arvan, et ma ei kujuta ette, kui pikk see video tuli, aga ma arvan, ma tõmban selle video kokku. Saite natuke näha aias toimetamisi. Et vaatab, kuidas selle autoga siis saab. Et kas ma jutan Sallile, et ta teeks mul nii seest kui väljast puhtaks, et mulle ei meeldi, kui auto on must. No kuna me tihtipeale veame lapsi ka selle autoga, siis noh, see on paratamatus, et auto läheb mustaks. Aga ma arvan, et praegu ma lõpetan selle video ja kui sulle see meeldis, siis pane like, kommenteeri ja telli kindlasti mu kanalit ja näeme järgmises videos.